Nii, lugupeetud kolleegid, alustame siis oma eelviimast selle sügise kaunite kunstide filosoofia seminari. See on olnud üks selline naljakas formaat siin Pärnus, mida ma olen öelnud niimoodi, et see on nagu minul isiklikult olnud natuke selline väikene hapnikutoru tegelikult sellisesse akadeemilisemasse ruumi. Ja selle formaadi nagu üks niisugune üks liin selles formaadis on olnud see, et inimesed, kes õpivad doktorantuuris mingitel kaunite kunstide või siis kultuuri uurimise erialadel, on tutvustanud siin Pärnus oma doktoritöid. Ja iga siis mina tutvustan oma doktoritööd, ühesõnaga see, mis on sellest siis edasi saanud, sest ma rääkisin tegelikult sellest asjast ka eelmisel sügisel. Töö pealkiri on siis muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina. Tegu on siis sellise kunstilise uurimisega, artistic research tüüpi asjaga, et ma ei ole muusikateadlane seda asja tehes, vaid ma püüan just nimelt vaadelda tegelikult heliloojana oma enda loomingut ja olen valinud sealt välja lihtsalt ühe aspekti, mis on mulle tegelikult aastaid huvi pakkunud, mis ei ole nagu ainukene aspekt minu heliloomingu puhul. Ma olen ka seda mõelnud, et seda ei tasuks absolutiseerida, aga mis tundub mulle selline piisavalt intrigeeriv. Ja see uurimisprobleem, see on ühest küljest nagu kasulik, et doktorantuuri astudes seda küsitakse ja tegelikult see aitab nagu tõesti seda fookust sättida, et milleks on see teema mulle tegelikult oluline ja milleks võib see üldse olla ühele loovisikule, heliloojale oluline. Ja ma leian, et ta on nagu tähtis sellisele inimesele, kes on mingis mõttes jõudnud loomingulisse nagu kriisisituatsiooni. Ja mul on see teema tuttav, olen ise olnud sellises olukorras kuskil 90. alguses, kus ma nagu nägin, et nii nagu ma olen seni tegutsenud, ma enam tegutseda ei taha. Aga nii nagu ma tegutseda tahaksin, ma tegelikult nagu edasi minna ei oska. Ja ühesõnaga on olukord, kus inimene tunneb, et ta vajab muutmist või ühesõnaga mingisugust uuendamist oma helikeelele. Siin olen tsiteerinud Mikko Heiniöt, Soome helilooja ja muusika ajaloolane vist isegi rohkem. Et ühesõnaga sellise uuendamise eeldused on sisemine vajadus ja traditsiooni refleksioon. Et need kaks asja, ühesõnaga sisemine ja välimine, peavad kokku saama. Doktoritöö eesmärk on kirjeldada muusikaliste parameetrite mudelit kui helilooja üht võimalikku vahendit oma helikeele teadlikuks uuendamiseks. Selles mõttes see on praegu selline formaalne lähenemine siis minu sellele tööle. Ja seda meetodit ma hakkasin ka veel mõtlema, ühesõnaga see on ikkagi refleksioon, see on tegelikult enesevaatlus ja just nimelt enesevaatlus sellel põhimõttel, et ühesõnaga see töömudel või see tööriist, mida ma välja pakun, see muusikaliste parameetrite mudel, kuidas see siis tegelikult, kas ta on toiminud kuskil minu enda loomingu kontekstis ja kuidas ta võib loomulikult kuskil mujal toimida. Et see on juba nagu kuskilt maalt nagu analüüs, aga ma ei tahaks sellega ka liiga kaugele minna. Et kuna ütleme, see minu doktorantuur on ikkagi 4 loomingulist projekti ja kirjalik töö, mis ei tohi olla liiga mahukas. Kõigepealt 2 konteksti. Esimene kontekst üldse, kust hakkas selline mõiste nagu muusikaline parameeter peale. Ütleme niimoodi, et siin meie kultuuriregioonis Euroopas olles on meil alati tundunud väga tähtis Darmstadt ja ütleme selle mõju. Tegelikult on niimoodi, et nii mõnigi huvitav asi on tulnud tegelikult Venemaalt ja selline põnev, ütleme siis niimoodi helilooja, kompositsiooniõpetaja, muusikateoreetik nagu Josef Schillinger, kes emigreerus Venemaalt vist minu mäletamist 26. aastal ja siirdus New Yorki ja oli seal tegelikult terve põlvkonna heliloojate õpetajaks. Muu hulgas, ütleme, Gershwin on tema juures õppinud, John Cage on tema juures käinud. Ja tal oli tegelikult kokkupuude praktiliselt nagu kõigi olulisemate Ameerika heliloojatega tollel hetkel. Ja ta on siis püstitanud sellise huvitava postulaadi, et ühesõnaga või teesi või idee,
See on tegelikult see tema raamat, siis kunstide matemaatiline alus, mis on publitseeritud 48. aastal, aga tal oli see valmis tegelikult juba 42. aastal. Ma ei hakka seda tsitaati praegu pikalt ette lugema, aga te jõuate lugeda seda. Teema on siis selline, et ta tegelikult kohaldab seda mõtlemist, mis on muudes valdkondades, antud juhul siis ütleme kosmoloogia, astrofüüsika, füüsika, konkreetselt Einsteini kõik need uuenduslikud teooriad. Ta kohaldab seda ja küsib tegelikult oma selle tsitaadi lõpus, et sisuliselt küsimus, et ei ole põhjust, miks ka kunstimaailma analüütiline uurimine peaks metodoloogiliselt erinema füüsikalise universumi uurimisest. Ja tegelikult selles kogu oma raamatus, mille ma võtsin ka siia kaasa, võib-olla pakub huvi, siis tutvuda, sest Eesti pinnal seda teksti niimoodi raamatukogus ei leidu. Kogu see raamat on siis tegelikult nagu mingis mõttes selle tema hüpoteesi nagu tõestuseks või tema hüpoteesi nagu selgitamiseks. Kohe tuleb öelda, et ta suri tõesti ennatlikult. Ma ei ole väga palju ajanud, kuna ma ei ole mingi Schillinger-Jaan, ma ei ole väga palju ajanud jälgi, et kuhu see tema teooria tegelikult jõudis. Aga mulle tundub, et ta jõudis tegelikult väga kaugele. Ta räägib siin raamatus mitte ainult muusikast, ta oli ise helilooja, aga ta räägib siin ka kujutavast kunstist, filmikunstist väga palju, millega ta oli seotud. Et ühesõnaga mulle tundub, et see arvutipõhine kunsti, ütleme arvutitehnoloogia põhine kunsti vahendite nagu kasutamine on väga paljus mõttes nagu Schillingeri poolt nähtud ette. Ta on mingis mõttes nagu prohvet olnud. Okei. Pikemalt ma selle praegu ei peatu. Teine siis ajalooline kontekst on siis serialism kui sellise polüparameetrilisuse või polüparameetrise mõtlemise kasvulava. Ja olen toonud siin ühe oma õpetaja Paavo Heinise tsitaadi. See on pärit tema, kui ta kandideeris Sibeliuse Akadeemia kompositsiooniprofessori kohale 92. aastal, ta kirjutas sellise teksti nagu sävelüksen õpetus, eesti keeles heliloomingu õpetus. Ja formuleeris seal minu meelest väga täpselt selle, mis on serialism, tegelikult oma enda õpetuse tuumana nagu põhimõiste. Et serialism on tänase päeva definitiivse mõtlemise tähelepanekute ja aistingute universumi topoloogia, koordinaadistik, mis võimaldab kõige terviklikumate süstemaatilisemate vahenditega kirjeldada kõiki võimalikke kõlasündmusi ja aistinguid. Seega ei dikteerida mingeid lahendusi, kuid annab instrumendid lahendusvõimaluste ja variantide selgeks hindamiseks. Enne seda tsitaati ma täna veel lugesin selle teksti korra meelde tuletuseks üle, ta just täpselt eelmine lause on see, et see on nagu tee sellise polüparameetriseerituse juurde õieti. Või selle tundma õppimise juurde. Meil on ajalooliselt, me teame, eks see parameetrites mõtlemine ju algas tegelikult helikõrgussfääris Schönbergiga ja Haueriga ja jätkus tegelikult üle Weberni siis juba Darmstadti koolkond ja ma ei hakka sellel pikalt peatuma, kuni siis ütleme sellise stilistilise kollapsini või mingi sellest loobumiseni. Aga tegelikult on see parameetriseeritud mõtlemine just nimelt, nagu ma ütlen, nüüd need Schillinger ja need liinid on kuidagi kokku saanud, tegelikult selles arvutikultuuris elab see ju kõik edasi. Ja need kaks konteksti tänapäeval minu meelest on juba ammu koos. Või kuskil, ütleme, arvutide tulekuga võib öelda kuskil 90. algusest alates on need tegelikult need kontekstid juba praktiliselt kokku nihkunud. Siis eelmise aastaga nagu uus aspekt Kerriga ja edasi me siin arutasime seda, mis on see muusikaline entiteet. Ma lihtsalt jõudsin ka järelduseni, et muusikaline entiteet on tegelikult katusmõiste. Et üldse nad ei ole samal tasandil kui muusikaline parameeter. Eelmisel aastal ma olin veel segaduses, ma ei saanud aru, kuhu see mõiste tegelikult kuulub. Nüüd ma olen jõudnud veendumuseni, siis muusikaline entiteet on see kõik, mis on muusikas olemas. Ka need asjad, mille jaoks meil mõiste puudub. Tähendab, siin ongi nagu kaks sektorit. Meil on see, mis on meil määratletud asjad, millel on mõiste ja asjad, mis ei ole määratletud. Ja lihtsalt ma neid võiks loomulikult liigitada ka väga palju muul moel, aga ma lihtsalt olen lähtunud praegu sellest oma nagu sellest mudeli ideest ja olen võtnud selle
ütleme selle mõistete massi, saanud korjanud kokku tegelikult Wikipedia muusika mõisted on päris kattev tegelikult mõistete kogu iseenesest. Ma ei ole täpselt kokku lugenud, aga seal võib olla kuni 1000 mõistet. Et seal on kõik, ütleme, need, mis on entsüklopeedias olemas, seal on korjatud kokku erinevatest kohtadest ja neid niimoodi liigitades ma olen nagu sellised 3 põhilist liiki püüdnud sealt välja filtreerida või välja nagu sahteldada üldse. Ja need on siis objektid, mille alla ma nüüd ma ei oska seda täpselt öelda, mulle tundub, et ka need sündmused, protsessid, seisundid mingis mõttes võiks käsitleda nagu abstraktsete mingite objektidena. Siis teine suur klass on parameetrid ja kolmas suur klass siis parameetrite väärtused. Tõesõnaga tegelikult see kolmik on nüüd õieti see, kus see mudel nagu töötab. Üks väga segane asi on nende reeglitega, mis on ka niimoodi, et nad võivad mingil hetkel nagu omandada mingisuguseid, nad võivad näiteks muutuda mingiks väärtuseks või printsiibid, ühesõnaga neid võib kasutada mõista kui väärtusi, mingid nominaalskaalal olevaid valikuvõimalusi. Ja siis see piirnevad teemad. Nii et ühesõnaga ma tõin selle lihtsalt praegu selle entiteedi mõiste nagu enne, kui ma hakkan üldse rääkima, mis on muusikaline parameeter. Selle muusikalise parameetri mõiste ma defineerisin juba mõned aastad tagasi ja olen seda definitsiooni nagu kogu aeg niimoodi ühte ja teistpidi maitsnud ja püüdnud seda tegelikult nagu kogu aeg kohaldada. Et ega võib-olla ta ei ole veel kõige parem ja siin on selles mõttes nagu seda kasvuruumi. Aga praegu ma olen seda siis näinud niimoodi, et muusikaline parameeter on muusikas objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi suurus, mille väärtusi on võimalik hinnata ning mille väärtused määravad mingi kindla muusikalise objekti, sündmuse, seisundi, protsessi või printsiibi või nende klassi. Selle definitsiooni probleem on, ma annan endale aru, et selle definitsiooni probleem on võib-olla mingi keerulisus natukene. Ta on nagu muusiku jaoks veidikene selline tavapärasest muusikaterminoloogiast väljas. Ja siin me tulemegi tegelikult nüüd selle probleemi juurde, et antud teema puhul me nagu jõuamegi sinna punkti, et see muusikaterminoloogia natukene jääb meile jalgu, või tähendab, siin ei ole tegelikult neid mõisteid. Ja nii nagu see on nagu terve selle sajandi käinud, kui sellest muusikalisest parameetrist on juttu olnud, on tegelikult neid mõisteid laenatud siis erinevatest teistest valdkondadest. Sealhulgas füüsikast. Nii et see suuruse mõiste on tegelikult siis matemaatikas ja füüsikas, see on tegelikult nagu siis muutuja, millele antakse väärtusi. Et kas see nüüd muusikul on aru saada? Ütleme nii, et inimesele, kes võib-olla ei ole reaalainetes väga kodus, kas see on väga arusaadav, on nüüd omate küsimus, võib-olla peaks mõtlema, kuidas seda tõlkida siis muusikutele arusaadavamaks. Siis, kui see teema nagu üldse üles kerkis minu jaoks, ma tegelikult hakkasin natukene uurima, mis need parameetrid üldse on ja neid võimalusi ka parameetrite klassifitseerimiseks. Ma hakkasin üldse koostama sellist nimekirja muusikalised parameetritest ja korjama neid kokku erinevatest allikatest, sest tavaliselt on niimoodi, et kuidas öelda, see loend lõpeb alati 3 punktiga ja tõdemusega, et neid on tohutult palju. Et hakatakse tavaliselt helikõrgus, et see on ju mingisugune helivältus, helitugevus, tämber, nagu need see on nii-öelda lihtsalt heliomadustele põhinevad parameetrid. Ja siis tuleb tavaliselt selline 3 punkti ja nii edasi. Et neid on tõesti väga palju, ja võib-olla on tõesti ka lõpmatult palju, aga ütleme niimoodi, et me võiksime siiski palju suuremat kogumit nagu hoomata. Nende klassifitseerimistega lugesin seda sama Schillingeri, ta täpselt alustab ka ajast, et ütleme kõikide ajaliste kunstide puhul on aeg tegelikult esimene selline parameeter. Võeti nagu aja mõõtmine või aja mingisugune mõõdik, millest kõik teised muud asjad sõltuvad. Siis see lihtparameetrid, olen seda lihtsalt ise praegu kasutanud sellise töömõistena. Lihtparameeter on selge, see on tegelikult nagu ühest ainsast parameetrist koosnev selline suurus. Lihtparameetri puhul on see, et see on nagu kompleksne tervik. Näiteks Gerhard Lopp uurib sellist parameetrit nagu pinge,
mis on selgelt liitparameeter, see tegelikult koosneb väga mitmest nagu sellisest komponentparameetrist, millest üldse pinge tegelikult sõltub ja ta kokku annab siis lõpuks mingisuguse väärtuse, nii et ta ei ole selline lihtne muutuja, millele võib anda nagu ühe konkreetse väärtuse. Siis see süntaktilised statistilised parameetrid, see tuleb tegelikult üks Ameerika teadlane Meyer, kes on tegelikult seoses muusikastiiliga. Süntaktilised siis ühesõnaga sellised parameetrid, mis on nagu noodi teksti või kirja pandud partituuri kesksed, selle syntaksi, muusikalise struktuuri kesksed parameetrid. Statistilised siis see, mis on tegelikult nagu interpreteeritavad. Ta toob näiteks näitena tempo, mis on selline parameeter, mis ühesõnaga muusikalist struktuuri muutmata me tegelikult võime seda teost väga erineval moel lõpuks kuuldavale tuua. Siis see muusikalise struktuuri, füüsikalise heli, muusika vastuvõtja tajuseisuga, primaarsed, sekundaarsed muusikalised parameetrid. See teema on ka see, et minu seisukoht on nagu komponisti seisukoht. Ja selles mõttes ma olen tõstnud just selle muusikalise struktuuri nagu esikohale. Et siin on just see teema, et ühesõnaga helilooja töötab ikkagi abstraktsioonidega, kujutelmadega sellest füüsikalisest helist. Ja samas muidugi loomulikult ta töötab ka selle vastuvõtjaga, sest helilooja ideaaljuhul on oma teose esimene vastuvõtja. Aga nad on siiski 3 erinevat valdkonda. Vahel, ütleme, kui nüüd väga täpseks minna, siis tuleks tegelikult teha vahet nendel 3 valdkonnal ja vaadata üks sama nimetusparameeter, aga tegelikult on nad nagu erinevas. Kas või näiteks see, et füüsikaliselt meil on üks, ütleme, helisagedus, selle samal asjale me oleme andnud, ütleme, muusikutena heliloojale me anname mingi abstraktsiooni, me nimetame seda nagu helikõrguseks. Nad ei ole üks, ütleme, nad ei ole üks ja see sama asi, aga nad on nagu omavahel viidud sõltuvus, et see on nagu see asi ja tema tähistus. Ja samas see, ütleme, taju, eks ta on ka ühtlasi tajuparameeter, kuidas me tegelikult sellest helikõrgusest aru saame või mida see tegelikult tähendab. See järgmine jaotus, millele ma tegelikult isiklikult alla ei kirjuta ja võib-olla ma isegi viskan selle sealt doktoritööst lõpuks välja, on lihtsalt üks pedagoogiline jaotus, mille ma leidsin üks Prantsuse mingisugune autor. See on nagu mingi muusikapedagoogikale suunatud. Aga mulle tundub, et tal ei ole nagu väga selge see ülejäänud käsitlus, et ma võib-olla seda üldse ei kasuta seal. Aga see on lihtsalt näide selle kohta, kuidas on jaotatud. Siis väga olulised parameetrid, mille väärtuseks on kas 1 või 0, see on tegelikult mingis mõttes nagu primaarsed või nad on nagu esmased. Näiteks kui meil on muusikateose aeg või kestus näiteks on ikkagi 0, siis tegelikult see juba nullib ära kõik järgmised parameetrid. Tal on selgelt nagu sellise isandparameetri tunnused või valitseva või juhtiva parameetri tunnused. Ja nii on terve rida, et tegelikult selles mudelis, et see on selgelt ka nagu hierarhiline, et need parameetrid ei ole võrdsed, vaid neil on nagu sõltuvussuhted omavahel. Ja see viimane aktiivsed, passiivsed parameetrid, see teema on just selles, et ükskõik kui palju me ka pingutaks, me tegelikult ei suuda kontrollida kõiki teose parameetrid. See on igal juhul niimoodi, et terve rida asju, terve rida aspekte, terve rida sellest teosest jääb tegelikult saladuseks. Ja võib-olla teadlik, võib-olla ebateadlik valik. Et ühesõnaga need parameetrid on nagu passiivsed, seda see nüüd tähendab või on nad siis nagu ärkvel ja magavad. Okei. Siin on üks naljakas asi, et ühesõnaga see on üks Brandon Carter ja siis kosmoloogiline idee, mille järgi universumi ehituse areng on täpselt sellised, et seal saaks eksisteerida inimene ehk siis antroopsusprintsiip. Ja siin on nagu hästi tähtis nagu selle parameetri väärtuste puhul nüüd neid hinnata, et meil on tegelikult ju ees piirid. Et kas või helikõrgus, ta saab olla lõputult suur, aga mis kasu sellest on, kui inimene seda enam ei kuule. Või ta võib seda kuulda, aga kui ta seda muusikana ei võta, ta võtab millegi muuna mingit asja, siis see tegelikult enam sellesse piiridesse ei mahu. Et ühesõnaga siin on see selgelt nagu see väärtuste vald on selgelt nagu piiratud.
Ja see tuleneb siis sellest, et muusika on ainult siis muusika, kui inimene seda muusikana tajub või võtab. See on nagu selline idee. Stanley Stevens on 46. aastal kirjutanud artikli mõõteskaaladest. See on tegelikult kokkuvõte ühesõnaga nende mõõteskaalade teoorias, mida ta oli juba üle 10 aasta oli tegelikult käsitletud. Nii et see on tegelikult, see 46 oli lihtsalt, kui see tekst ilmus. Ja need 4 skaalatüüpi, mida ta selles siis välja toob, selles oma artiklis, nii huvitav, kui see ka ei ole, ta muusikaliste parameetrite väärtuste hulgas kõik need 4 tüüpi eksisteerivad. Et siis nimetuste skaala, see on ühesõnaga põhimõtteliselt nagu võrdsete elementide skaala, kus ütleme, igale elemendile lihtsalt on antud tähis. See Stevens võrdleb see nagu jalgpallimeeskond, et me anname igale mängijale tema numbri, aga kõik need iga jalgpallur on tegelikult nagu võrdsed. Järjestikskaala siis on see, et me paneme tõesti järjekorda, et asjadel, ütleme, selles hulgas juba järjestus on nagu tähtis. Nii nagu me teame helireaalseks on ju. Või ütleme, helireaalseks jälle hea näide. Aga ütleme jah, rida on ikkagi järjestatud hulk, eks on ju. Siis ta toob selle vahemikskaala, kus on siis tähtis intervallid nende elementide vahel ja suhteskaala, mis on siis nagu selline tüüpiline füüsikute jaoks, ühesõnaga kasutatav, tüüpiline kvantitatiivne, elementide kvantitatiivne järjestus. Ja ma mõtlen, väga huvitav on see, et jah, praktiliselt kõik need skaalatüübid on nagu nende väärtuste hulkade puhul kasutusel. Et see näitab, kui tohutult nagu keeruline lõpuks see või kui mitmetahuline see valdkond võeti on. Siit edasi olen mõelnud, et kas seda üldse seda asja nimetada mudeliks, samas ma ikkagi leian, et tegu on sellise modelleerimisega ja ka siis mitte. Et lihtsalt olen uurinud, mis asi on mudel, et see on lihtsalt ühesõnaga siis mingi objekti struktuurses sarnane esitus, tunnetatav objekti analoog, mis asendab siis nagu keerukamat objekti tunnetusprotsessis. Et see on tegelikult just see, minu meelest nagu vastab helilooja nagu tööle, et mingis mõttes ka see kirja pandud partituur on ju nagu mudel. See tema on töömudeliga, see realisatsioon on ikkagi ka, ta ei ole lõplik, sest võtab interpreet selle, lisab veel midagi uut, kuulab kuulaja seda, lisab veel omakorda uut, ühesõnaga tegelikult see objekt on nagu palju keerulisem. Samas ütleme, pyritakse võimalikult üks-ühesele vastavusele. Ja nii edasi, ma neid kõiki võib-olla siin üldse nagu selles oma töös ei kasuta, see on lihtsalt selline teooria mudelite kohta. Et ma tahtsin lihtsalt nagu teada seda, mis tüüpi mudeliga antud juhul üldse tegu on. Kui see üldse, kui ma suudan seda üldse välja mõelda, võib-olla see ei õnnestu. Modelleerimine muusikas ei ole iseenesest uus nähtus. Ja ma olen ise jaotanud või kasutanud sellist nagu siis kahe nagu toomaks esile, mis mõttes nüüd muusikaliste parameetrite mudel nagu erineb sellisest traditsioonilisest mudeldamisest. Ja see põhimõtteline erinevus on selles, et nagu traditsiooniliselt on mudelite kasutamine seotud laenamise mõistega muusikas. Et see, mida laenati, tavaliselt olid mingisugused struktuurid, laenati näiteks mingisugune kantusfirmus kusagilt, laenati mingisugune vormiskeem kusagilt, laenati võib-olla mingisugune harmooniaskeem näiteks kusagilt. Ühesõnaga laenati mingeid struktuure, mingeid skeeme, laenati mingi reegel, et ühesõnaga fuuga ekspositsioon on selline, kus hääled astuvad üksteise järel sisse ja teised hääled hakkavad nii-öelda kontrapunktiliselt nagu saatma. Neid sisse astuvad hääli, tups-koomes põhimõte. Ja selle parameetrise mudeliga, minu hea sõber, koolivend Raal Uuse, kui ma käes nagu ta uuris, et millega ma tegelen ja siis ta saatis mulle lihtsalt ühe e-kirja, mis on minu meelest väga täpne iseenesest või niimoodi väga hea lähtekoht oli mul hakata uurima, mis see tegelikult on,
kuidas mõistavad arhitektid ühesõnaga seda sellist parametriseeritud mõtlemist ja nüüd ma olen nagu selle asjaga edasi läinud ja ütleme niimoodi, et arhitektid tegelikult seda mõistet parameetriline disain õieti ja parameetriline arhitektuur, mida nad mingis mõttes kasutavad nagu sünonüümidena, on kuskilt ütleme 80ndate keskpaigast neile juba tuttav. Ja noh, siin on väga toredasti, et tavapärases arhitektuuris ja projekteerimises on postid, talad, fermid, uksed, aknad, seinad, räästad, vahelaed, siis parameetrise modelleerimise juhul pigem luuakse uus struktuur, mida kirjeldatakse alguses matemaatilise mudelina. Tavaliselt luuakse mingi väike ühik, element, mis vormitakse meelepäraseks disaini elemendiks selle paljundamise, kloonimise, moduleerimisega. Kui selleks on arhitektuurne objekt, siis peab sellel kindlasti veel konstruktiivne sisu olema, mis asja koos ja püsti hoiab. Noh, see ongi see teema, et arhitektid on vaesekesed seotud selle aegruumiga, kus mõjuvad, ütleme, külgetõmbejõud ja maagravitatsioon ja nii edasi. Muusikas me oleme nagu täiesti vabad, et siin on, võime nautida absoluutset vabadust. Ja noh, siin ma lihtsalt olen, et mis püüdnud defineerida, mis see muusikaliste parameetrite mudel siis on. Võib-olla see on ka praegu, ta ei ole nagu õige definitsioon, ta pigem nagu kirjeldus või ütleme see ülesanne, mida selline mudel peaks siis nagu andma, et ta on helile töövahend, mille abil hallata muusikaliste objektide, sündmuste, seisundite, protsesside või printsiipide, parameetrite, väärtuste kombinatsioone ajas. See on nagu see punkt, milleni ma tegelikult nagu tahaksin lõpuks välja jõuda. Ja nüüd läks nagu asi huvitavaks, ühesõnaga, millega ma just kõige viimasel ajal olen tegelenud, on siis see, et kui mingis mõttes, kui me juba kohaldame neid mõisteid erinevatest valdkondadest, siis miks mitte minna edasi ka just selle sama teemaga ja võrrelda ikkagi seda, kuidas mõistavad arhitektid sellist parameetrilist modelleerimist ja kuidas tegelikult me võiksime muusikas seda nagu rakendada. Ja see esimene punkt on tegelikult huvitav, ma jõudsin selleni isegi ise, kui Kerrile mainisin vist paar nädalat tagasi, et ma nimetasin seda tegelikult nagu ette ära määramata objektiks või määramata objektiks. Ja nüüd ma jõudsin just neid tekste natuke kahlates, mida on nagu kirjutatud parameetrilise disaini kohta nagu selle sama mõtteni, et seal puudub. Aga see, mida tegelikult nagu see võimalus, mida seal nähakse, ongi see, et see puudub ette ära määratud vorm. Ja et see vorm tekib nüüd nende lokaalsete suhete pinnalt, mis on tegelikult erinevate elementide vahel. No siis see teine punkt, et on nii seotud kui ka siis associated, ma ei oskagi seda eesti keelt, kas seda on üldse tõlgitud, seda mõisted või terminid, ma ei tea. Et selle ma praegu lihtsalt vabalt nii-öelda tõlkisin, aga et ma mõistan seda tegelikult niimoodi, et see on, sisuliselt on see nagu serialismi printsiip, et ühesõnaga on nagu mingisugused selgelt struktureeritud, juba valmis mingisugused elementide rühmad, millel on juba kindel teatud järjekord olemas. Näide on näiteks see, et meil on üks mingisugune juba terviklik kaar. Ütleme niimoodi, kus on juba väga selgelt igal punktil on juba need väärtused olemas. Kui me nüüd muudame mingit ühte seda kaare punkti, siis tegelikult kõik teised punktid ka muutuvad. Ühesõnaga, ma mõistan seda praegu niimoodi, aga võib-olla ma olen ka valesti aru saanud. See on esimene ja teine siis generatiivne, et ma saan aru niimoodi, et tegelikult me võime manipuleerida igat seda kaare punkti juba eraldi. Ja tegelikult nad ei ole omavahel seotud, et see on see põhimõtteline vahe. Ka muusikas me võime tegelikult rääkida mõlemast kompositsiooni printsiibist, et just nimelt see seotud variant, mis on minu jaoks nagu tüüpiline serialismi näide, meil on seeriad, mis võivad toota uusi seeriaid ja mis on omavahel siis seotud. Ühe seeria muutmine tähendab juba teiste seeriate muutumist mujal. Ja siis teine variant, kus tegelikult meil ei olegi seeriaid, vaid me kasutame näiteks mingisuguseid juhuslike arvude jadasid näiteks. Ja täpselt samamoodi, et see modelleerimine saab nagu alguse ühte moodi, et võib-olla kui see on just nimelt siis nagu see rakk või mingisugune, rakk on hea minu mõiste ja see tsell, eks on ju. Et arhitektuuris on ta siis nagu ruumirakk
ja muusikas on ta tegelikult, ma ütleks isegi ajalisruumiline rakk, et ühesõnaga aeg on seal põhiline, aga kui meil näiteks on teada mingis mõttes see kontekst, ruumiline kontekst või see näiteks instrumentaalkoosseis, oletame, mis teosel on, me võime näiteks defineerida, et see tühik või see ajaline tühik puudutab näiteks suuremat või väiksemat hulka mängijaid. Et muusikas on see nagu veel komplekssem. Ja siis nende rakkude, kuidas öelda, juba ühendamine, liitmine ja lahutamine. Neid ühenduslülisid ma selle tegelikult täna hommikul tegin, neid on kindlasti veel, et tegelikult mulle tundub, et siin ma olengi nüüd oma doktoritöö nagu õieti sellise põhituuma juures, et mulle tundub, et siin on nüüd nagu see viljakas pinnas, kus õieti käib nagu ka selle muusikaliste parameetrite mudeli kirjeldamine. Mingis mõttes, ma usun, nende analoogide põhjal, mis nüüd arhitektidel on, aga muidugi nende erinevustega, et arhitektidel on siiski, ma ütleks, neid parameetreid palju vähem. Et muusikas on see parameetrite nagu ruum on nagu määratud palju suurem. Ja siin ma lähengi juba konkreetselt oma selle ühe teose juurde, mis nüüd valmis eelmise aasta lõpuks, mille ansambel U kandis ette jaanuaris ja võib-olla ma paari nendest järgnevate slaididega nagu tegelikult näitan seda, ühesõnaga, mismoodi see teos siis nagu samm-sammult nagu tekkis ja võib-olla see on ka minu jaoks kõige puhtamal kujul just tegelikult just nimelt sellise nagu määramata objekti pinnalt sündinud, just nimelt sellistest nagu struktuuriühikutest sündinud nagu teose näiteks. Siin üks näide, et lihtsalt, et kuidas me üldse visualiseerime mingit objekti, erinevaid objekte partituuris, lihtsalt sellise graafilise representatsioonina. Et ühesõnaga ajas toimub mingisugune objekt siis. Kas seal oli nüüd 5 objekti või? Jah, need on nagu erinevad näited, lihtsalt see on selline väikene pildiline. Ütleme, selle teema üks probleem on ka see, et kuidas seda kõike nagu esitleda, et ühesõnaga selle õige esitlusvormi või sellise kõige relevantsem esitlusvormi leidmine on nagu võib-olla keerulisemad küsimusi lõpuks. Sest me kogu aeg räägime ainult abstraktsioonidest tegelikult. Oletame, et meil on selline muusikaline objekt. Siis on ütleme niimoodi, et kui me nagu läheneme selle objektile, meil on nagu üks parameeter, 2 parameetrit, nad on nüüd 2 sõltumatut. Ja nüüd võib-olla see sama lihtne liitparameetri niisugune erinevus, et ühesõnaga siin on siis mingisugune 2 parameetri vaheline sõltuvussuhe ja 1 parameeter, mis on tegelikult iseseisev. Et just see sama hierarhiseerimise teema. Nii, see teos ütleme nii, ma ei visanud seda praegu eelmise aasta märtsis rääkisin ka sellest ühel Eesti Muusikaakadeemia seminaril või sellel doktorantide seminaril, et võib-olla lihtsalt paari sõnaga, et kuidas öelda, see kompositsiooniprotsess ikkagi iseenesest ei ole väga palju erinev sellisest traditsioonilisest kompositsiooniprotsessist. Ütleme nii, et ikkagi ma arvan, et see muusikaliste parameetrite mudel kui niisugune ei ole nagu, kuidas öelda, ta on ikkagi töövahend, et ta ei ole tegelikult midagi sellist, mille kohta võiks öelda nii, et see kompositsiooniprotsess iseenesest nüüd väga palju erineks. Ta on lihtsalt üks vahend teiste seas. Siin on lihtsalt näide praegu Ligeti just selline otsustamise automaatika vahekord, Ligeti uurimus Pierre Boulezi struktuuridest. Just, et see sama nagu kett kogu aeg. Otsus, jälle mingisugune automaatne, ütleme algoritmiline ka võib-olla, mingisugune nii-öelda genereerimine, jälle uus otsus, jälle uus genereerimine. Et ühesõnaga, mis tegelikult toimub ilmselt ka, või toimus ilmselt ka sellise täiesti traditsioonilise, aga see funktsionaalharmoonilise muusika puhul, et ega siin tegelikult väga suurt vahet ei ole. Et see protsess on ikka see sama. Lihtsalt
võib-olla selliste nagu seriaalsete struktuuride ja ütleme ka juhusel põhinevate struktuuride puhul lihtsalt see automaatika osatähtsus võib olla suurem juhul, kui meil näiteks ei ole arvutit kasutada või millegi pärast ei taha seda kasutada. Arvuti samas võib väga kiiresti teha neid automaatika osi. Nii, see on see. Selle loo selline visuaalne algidee on ikkagi nagu, algidee on selline ebamäärane kujund. Et ma sellepärast selle panin, et see tõesti oligi esimene paber, mille ma nüüd joonistasin. Et see oli tegelikult, ma tahtsin nagu luua sellist nagu interferentsi laadset pulsatsiooni. Aga see tegelikult oli esimesena, mul oli nagu selline tervik sellest loost, mille ma jaotasin siis nagu 12 osaks ja nende 12 osa sees ühesõnaga toimuvad sellised nagu paaride vahelised. Ütleme, ansambel U, mul oli nagu see koosseis teada, 6 mängijat. Seal on, ma tegingi nii, et ühesõnaga puhkpillide paar, keelpillide paar ja siis klaver- ja löökpillide paar. Ja ütleme, nende paaride omavaheline selline, just nimelt selline nagu rütmiline hõõrumine. Et ma lihtsalt visuaalselt nagu nägin seda mingisuguse spiraalina. See hakkab nagu madalalt ja läheb siis kõrgemale. Võib-olla ma ei hakka sellesse loo ühesõnaga sellesse jaotusesse nii detailini, ühesõnaga siin oli see, et tõepoolest oli nagu see rida, mis oli mul nagu ette teada, siis ma kasutasin ühesõnaga nagu selle proportsioonide jaotamiseks neid samu, ütleme, nagu 1-12-ni neid andsin lihtsalt, ütleme, siis vastavalt, või C vastavalt 1, siis 2 ja nii edasi. Et ühesõnaga, see andis mulle nagu kestusproportsioonid. Kestusproportsioonid ja siis kokkuvõttes ma nagu valisin ühe vältuse ja nagu tekitasin sellise olukorra, kus ühesõnaga toimuks nagu, kus kõik need vormi nagu lõigud jaotuksid nagu täisarvuliselt nende vältustega. Selleks pidi neid vältusi olema teatud arv, siis 7488 tükki, et ühesõnaga nagu saaks tekkida selline nagu täisarvuline proportsioon. Ja siis vastavalt nendele selle proportsioonile tuligi nagu see olukord, et ühesõnaga igas vormilõigus kokkuvõttes siis esimeses, kuna see oli nagu 2 ühikut, siis ühesõnaga sellele vastas, kuna üks ühik oli nagu 96 vältust, et sellele vastas 192 vältus siis ja 3 ühikut vastavad 288 ja nii edasi, nii et ühesõnaga kõikidel vormilõikudel, nüüd me jõuamegi sinna, et see oli see rakk ühesõnaga, see oli nagu esimeses lõigus oli 192 rakku, teises 288, kolmandas siis vastavalt nagu 4-kordne hulk ehk 384 ja nii edasi. Et see on siis vältusühikud, ma nimetasin neid rakke nagu siis vältusühikuteks. Ja siis oli selline otsuse koht, et ühesõnaga see, mida ma kirjeldasin praegu, oli siis nagu seotud selle eelkõige ma tahtsin saavutada sellist nagu horisontaalliini liinidel toimunud pulsatsiooni, aga et see ei jääks nagu ühekülgseks, siis ma ühesõnaga seda sama niisugust nagu horisontaalset mingisugust osa või horisontaalset kihti otsustasin pommitada selliste vertikaalsete sündmustega, mis nagu lõikuksid sellesse protsessi. Siis see oli nagu tegelikult selline järgmine skeem, siin on nüüd skemaatiliselt need esitatud, siis need põhimõtteliselt need pulsad, ütleme see interferents just ühesõnaga need hõõrumised. Ja see, mida ma veel otsustasin, et ühesõnaga selle ühe vormilõigu siseselt, et ei tekiks nagu hetke, kus need 2 nagu pulsatsiooni kokku langeksid, ma otsustasin kasutada sellist algarvulist pulsatsiooni, et ühesõnaga ei oleks ühte kohta, kus oleks kokkulangemus, ühe vormilõigu siseselt. Ja siis ma otsisin välja sellised algarvud, mis nagu seda võimaldasid kokkuvõttes. Ja et eesmärk oli vältida kokkulangemusi ja
et oleks selles vormilõigus siis instrumentide paariside siseselt algarv vältus ja algarv korda. Nii et ikkagi me jõuame sinna, et tegelikult nagu reeglid kogu aeg töötavad, aga lihtsalt, et ma olin nagu sellises täiesti vabas ruumis, kus ma võisin neid reegleid nagu täpselt oma vajaduse järgi kehtestada. Mind ei ahistanud ükski mineviku suurkuju oma painega. Ja siis järgmine otsus oli ka see, et ma kasutasin selles loos nii seda rida, mis mul on olemas ja varasemates teostes kasutusel olnud, aga mulle järjest rohkem on hakanud meeldima ka teatud parameetrite puhul väärtusi leida juhuslike arvude generaatori abil. Et tegelikult see annab nagu palju sellise loomulikuma või looduslikuma tulemuse. No siis oli selline puhas Exceli tabel ja selline töö oli nagu selliste juba konkreetsete parameetrite nagu määratlemine ja siis tegelikult nendele parameetritele väärtuste andmine. Et järgmine töö, ütleme, kui mul see pulsatsioonide küsimus oli nagu lahendatud, siis järgmine oli, et millal täpsemalt toimuvad need sündmused siis. Ja nendele ma leidsin siis juhuslike arvude generaatori abil. Et see oli, selles mõttes see töö oli natukene naljakas, et see oligi selline nõupidamine oraakliga. Et kogu aeg oli nagu võimalik minna umbes metsa, küsida oraaklilt kuskil, ja mis mida te pakute välja järgmise sammuna ja oraakel esitas mulle küsimuse. Siis ma läksin koju tagasi ja siis mul oli nagu selge, mida ma küsida tahan. Ja niimoodi käis nagu, mul õnneks oli selline vabam aeg, et praktiliselt oli nagu päev oligi jaotatud nii, et ma kuskil hommikul tegin tööd, siis ma päeval läksin ja küsisin oraaklilt nõu ja tavaliselt ta vastas mulle alati. Siis ma jätkasin õhtul kuni läbi öö ja järgmise hommikuni ja siis ma jälle järgmisel kuskil keset päeva küsisin jälle, läksin uue nõuande saamiseks. Nii et niimoodi samm-sammult, et ega see töömeetod oli küllaltki vaevaline, et ega lihtsalt seal ei olnud. Ja nüüd ma lihtsalt näitan neid lehekülgi, ma selles mõttes dateerisin ka nende seda partituuri valmimist, et pärast siis neid skeeme esimene lehekülg oli selline. Et see oli juba see hetk, kui ma olin põhimõtteliselt need pulsatsioonid juba teada saanud, siis ma tegelikult jaotasin nad juba sellesse partituuri ära, nagu terve see partituuri. Mul need partituurid siin kaasas, neid võime ka vaadata. See oli 25. jaanuar 2013. Siis oli pikk paus, asi küpses, et siis tuli järgmine versioon, kus juba hakkasid olema need sündmused, ühesõnaga ma tegelikult juba hakkasin paika panema sündmusi, mis nagu lisaks selle pulsatsioonile siis tuli. Ma lähen lips praegu läbi. Siin on juba järgmine samm, kus siis ühesõnaga on nagu näha just need olid abiread seal üleval, et ma lihtsalt nende sündmuste nagu ma alguses hoidsin need kaks kihti nagu lahus. Ja siin oli just see mõte, et üks paus, tegelikult see üks pisikene see 16-lik, see tegelikult on nagu ma jaotasin nagu selle takti tegelikult siis 3 nagu breivis, ja iga breivis jaotasin 13, see oli mu esimene selline mõõtkava, mis andis mulle täpselt nagu see 7488 ühikut, andis nagu täpselt kokku. Ja nüüd iga see 16 oli siis see üks ühik ja igale ühikule ma kihilt hakkasin nagu andma väärtusi. Ja ma tegin nõnda siis, et ühesõnaga niimoodi ta kiht läks, aga ma ei teadnud, millise parameetri väärtused täpselt olid. Et selle ma jätsin natuke nagu improvisatsiooniks lõpuks, et kui ma nägin, et see oli ka see, et kogu aeg käis nagu see protsess, ka selle automaatika, see oli nagu generatiivne ja selline nagu intuitiivne vaheldumisi kogu aeg. Et kas või siin alguses, ühesõnaga see on juba nüüd näide, et ma põhimõtteliselt andsin mingisugused, siin on nagu mingi tämber on antud nüüd ühesõnaga,
et see teatud väärtus tähendas mingit tämbrit. See väärtus tuli nagu sellest, kui palju neid kihid lisasin nagu populatsioonidena, lisasin ühesõnaga neid väärtusi. Ja kes juba siis oli esimeses põlvkonnas, nii-öelda oli paus, ehk oli 0 surnud, eks see oli sealt juba juurdekasvu ei tulnud, nii et see lõpuks oli hästi huvitav, tähendab tuli teatud kohtades kuni 11-ni, ma läksin välja, siis oli juba praktiliselt 0, siis rohkem juurdekasvusid ei olnud, oli ainult 0 rida. Et see oli nagu selline populatsiooni kaupa nagu statistiline või kvantitatiivne juurdekasv. Siin on juba siis partitur nagu kokku viidud, ühesõnaga on kokku viidud siis need pulsatsioonid ja sündmused ja juba nagu järjest täpsemaks, tähendab see lähenemine nagu sellele teose tegelikule substantsile nagu ma järjest rohkem hoidsin seda juba nagu praktis kinni seda tervikut. Et see nagu järjest rohkem sai ka nagu minu omaks, et see oli kuskilt maalt nagu võõras, aga ta järjest rohkem nagu muutus omaks. Ja siin on siis juba määratletud juba heliklassid, mis on kasutusel ja see asi hakkab nagu järjest juba lähenema. Siin juba olid teatud ühesõnaga, näiteks seal on näha see klarneti seal näiteks on, ma määratlesin nagu, et see selline juurdekasv on selline suur crescendo näiteks. Et see oli kõige naljakam, et ühesõnaga just nimelt see oli nagu oraaklilt nõu küsimine, oraakel andis mulle küsimuse, mina vastasin küsimusele ja see tekitas nagu omakorda jälle uue küsimuse, mida mul oli võimalik nagu oraaklilt küsida ja lõpuks ma jõudsin nagu sinna punkti, et ahah, et siin on näiteks ainult ütleme, väärtus on 1, aga siin on nüüd väärtus 4, mida see võiks tähendada? See võiks tähendada näiteks crescendo. See on aga väärtuse dünaamika juurdekasv, või helitugevuse juurdekasv. Ja siin on juba siis lõplik versioon, nii nagu ta olen väikseid korrektuure seal teinud, aga põhimõtteliselt see on nüüd nagu teose lõplik versioon. Nii et siin on nagu olnud selline generatiivne protsess ja intuitiivne protsess tegelikult kogu aeg nagu kõrvuti. Nii, see nüüd lõppeski ja võime seda, ma võin selle jätta korra, vaatame kohe. Me võime ka tegelikult seda korra kuulata. Sellest nüüd on olemas ka salvestis. Kas ta võin selle partituuri ka kanda, et olen tegelikult siin olemas, kus nüüd viimane versioon. Korra, mis see kell on. Te saame seda kuulata, see ei olegi. Kestab 10 minti täpselt. Sa anna mõni selline anna ühele lõplik ja teisele mitte ja siis küsi. Jah, mis on mis? Võin kõik näha. Anna kõik või? Jah, tõenäoliselt see nüüd on see nüüd on lõplik. Te võite seda.
mõtlema, et kui sinna selle teooria poole peale tagasi tulla, need erinevad skaalatüübid, millest sa seal varem rääkisid ja ütlesid, et põhimõtteliselt muusikaliste parameetritega on nagu võimalik seostada neid kõiki. Aga hakkasin mõtlema nagu siin seda, et iseenesest nad on sellised skaalatüübid, mis vist ei ole üldreeglina väga nagu üksteiseks nagu taandatavad. Aga hakkasin mõtlema, et kas on mõeldavad skaalad, mis on nagu sünteesid mitmest skaalast ja põhjus, miks niimoodi hakkas mõtlema, on see, et see veelgi varem rääkisid sa sellest, et parameetrid võivad olla nii-öelda liht- ja liitparameetrid. Ja sageli nende liitparameetrite puhul, ma ei oska küll väga head näidet praegu tuua, aga võib täitsa olla ju niimoodi, et selle nii-öelda alakomponendid põhinevad või baseeruvad nagu erinevat tüüpi skaaladel tegelikult, milles nad kokku saavad. Stevensi artiklit võib juba kommenteerida, ühesõnaga seal te ütled niimoodi, et tegelikult nominaalskaalad võivad olla kõik skaalad. Sest me võime alati anda nagu nimetusi, jah, just. Jah, et siis nominaalskaala nagu mingis mõttes on selline, võib-olla teatavas mõttes siis nagu selline katus või selline skaala, mida saab siis igal juhul kasutada, isegi kui muud skaalad on nagu välistatud ja siin võib-olla ongi nagu selline huvitav uurimise koht see, et kas liitparameetrid, see oleks ju tegelikult ka küsimus näiteks seesama Gerhardi kirjutatava doktoritöö kohta, et kas liitparameetrid põhimõtteliselt saavadki olla või baseeruda nominaalskaalal või on neid võimalik ikka teisendada või anda neile väärtusi ka nii, et neid saaks mõõta mingisugustel teistel skaaladel? Ma arvan, et saakada nad ongi nagu komplekssed. Ma mõistan neid niimoodi, et neil ongi tegelikult, nad on nagu tegelikult sellised nagu valemid, kus on nagu mitu parameetrit koos. Ongi nii, et meil on nagu selleks, et näiteks liitparameeter pinge, eks mis seda pinget loob, seda võib luua näiteks, Gerhardil on terve uurimus selle kohta, et tal on, seal saab mingisugune helitugevuse tõus-langus, artikulatsiooni muutumine, ütleme mingisugune sujuvam artikulatsioon on ühesõnaga siis pinge mingisugune langetaja, ütleme hakkivam või teravam artikulatsioon on põhimõtteliselt pinge kasvataja. Nüüd ütleme need kaks asja ja need võivad olla näiteks juba parameetrid, ütleme seal mingi, ma ei tea, X1, X2. No veel on neid asja, ta oli seal 5-6 asja, ja tegelikult nad on kõik nagu selles valemis. Ma saan aru, see liitparameeter ongi, nad on nagu koos selles valemis. Et iseenesest oleks Gerhardil nagu hästi kõva sõna, kui ta sellise valemi suudaks nüüd lauale panna, et mis on tegelikult pinge valem. Millistest parameetritest ta koosneb ja siis võib hakata vaatama, millised väärtused, ütleme, mis seal kumuleerub, mis seal tegelikult nii-öelda toimub interferents, mis kuskil vastastikku summutab näiteks. Ja siin võib öelda igast asju, psühholoogiliselt näiteks võib olla ülivali, aga tegelikult nagu pinget ei ole. Mis siis on põhjus, pinget ei ole tegelikult. Sa ei taju nagu pinget. Või vastupidi, eks ole, jah, et on tohutult vaikne, mingisugune selline vaikne, võtame õudusfilmideks, on mingi teatud tämbri kombinatsioon, väga vaikne ja sul on niisugune tunne, et pinge on niisugune. Aga ma ei tea, kui kaugel Gerhard tegelikult selle ja mida see pinge parameeter tegelikult tema jaoks nagu tähendab, ma ei oska seda praegu kommenteerida. Nojah, seda, võib-olla sellest praegu ei peagi nagu rääkima konkreetselt, aga ta primaarselt on ikkagi tajuga seotud, nii et selle tõttu ta neid nagu teste teeb, ja ma arvan, et vaevalt Gerhard jõuab ka nii-öelda mingisuguse, selles mõttes pinge sellise formaalse kirjelduseni, kui see kirjeldus peaks arvesse võtma ka kuulaja subjektiivset taju, siis ma ei kujuta hästi ette, kuidas see tal võiks õnnestuda,
see võib teoreetselt nii olla, aga no ma saan aru, et teeb ju neid katsed, et seal ikkagi katseisikute või ütleme see teatud ütleme teose puhul see mingisugune inimesed, mida tajuvad pingestatud kohal, mingi kulminatsiooni kohal näiteks oletame nii. See langeb ikkagi kokku, siis sellele kohale on omased teatud strukturaalsed omad. Jah, ma arvan, et see on ikkagi tegelikult võimalik ka kokku viia struktuuri. Ütleme, on võimalik kokku viia sellisel statistilisel pinnal. Selles mõttes, et me ei saa iial kirjutada valemit ühe inimese jaoks, aga võib-olla on võimalik kirjutada valem lähtudes nendest muusikalise nii-öelda mingi struktuuri komponentidest. Me võib-olla ei saa täpselt määratada, aga me saame anda piiri, me saame anda mingid nagu suunajuhised. Jah, ala. Kus see asi suure tõenäosusega nagu toimib või nagu kehtib. Täpselt see Stevens ütleb siin, muide, ma olete seda artiklit näinud, see on ühesõnaga see just täna hommikul printsisin täiesti netis täiesti vabalt saadaval. Ja ta ütlebki nagu, et nominaalskaalad esindavad nagu kõige sellist unstrict, nagu nagu täpsemalt määratletud nagu seost numbritega. Et need on lihtsalt nagu leiblid või need on nagu etiketid tegelikult, need numbrid andnud. Nad on ainult sildid, nad võivad olla ka sõnad, tähed, mis tahes, siin ei ole nagu. Et selles mõttes nagu kõik need, ütleme, kõikide parameetrite väärtused võivad olla ka lihtsalt sildistatud. Nii nagu me sildistame teatud helikõrguse, mille 440 hertsi, me sildistame selle kui esimese oktavi laava. Nojah, eks see silt võib olla muidugi 440 on üks asi, aga kui see silt on mingisugune kvalitatiivne hinnang lihtsalt, siis on ta muidugi teine asi. Siis ilmselt läheb see asi natukene nagu. Ei, no aga ta on täpselt samamoodi parameetri väärtus. Ei, seda küll. Ta ongi, ütleme, on terve rida asju, mida me ei saa näiteks mingid instrumendid. Meil on flööt, meil on klarnet, meil on oboe, meil on fagott. Nad on kõik 1, 2, 3, 4. Nad on lihtsalt 4 silti, nad on nagu võrdsed. Ühesõnaga ta ütlebki, et see on determination of equality. Aga võrdsuse või samasuse determineerimine. Jah, ei, see on nagu siis ma seda mudeldamise või modelleerimise asja tahtsin ka natukene kommenteerida, et tegelikult see mudeldamine tähendab analüüsis või modelleerimine analüüsis on ju väga tavaline. Isegi võib öelda, et see on peaaegu sa mõtled seda kohta, kus oli juttu sellest modelleerimine? Modelleerimine, jah, et sa tõid siin nüüd sellised hästi nagu spetsiifilised näited ja isegi vist rohkem nagu kompositsiooni pealt, et mõne varasema teose, jah, et muusikaajaloos on olemas, eks ole, teoseid, mis põhinevad siis tervenesti või osaliselt mõne varasema teose mudelil, et loomulikult jah, seal on olemas need niinimetatud paroodia missa näiteks, mille aluseks ei võeta isegi mitte mingit kantusfirmust, vaid veelgi konkreetsemalt mingisugune võib-olla motett ja mingis mõttes seda struktuuri või seda vormi nii-öelda ümber sõnastades, parafraseerides tegelikult kirjutatakse sisuliselt uus teos. Aga printsiibina see laiemalt muidugi toimib tegelikult vist ka siis, kui me sellest väga konkreetselt ei räägi, sest näiteks teos ei pea olema konkreetne parafraas, kui me räägime juba näiteks, mingis mõttes näiteks on kõik sonaadivormis teosed kuskilt maalt üksteise parafraasid. Ja seda veelgi enam eriti, kui vaadata mingit väga spetsiifilist ajastut, eks ole, kus see nii-öelda selle mingisuguste vormiprintsiipide rakendamine on nagu väga sarnane, eks ole, materjalile. Teiseks, see on kompositsiooni poole pealt, aga analüüsi poole pealt see on peaaegu täiesti võib-olla see ongi see, millest nagu analüüs sageli lahti läheb või ka mõni, milleni analüüs lõpuks jõuab. Et kui ta on nagu asja tükkideks lahti võtnud
ja tegelikult, ja kui see nüüd kuidagi uuesti kokku pannakse, siis see, mis kokku pannakse, sageli tegelikult ongi ju mudel. Ta alati on ju selle mingi näiteks teose lihtsustatud kirjeldus lähtuvalt mingisugusest, ja siin võiks öelda lähtuvalt mingisugusest parameetrist või mingisugusest parameetrite kompleksist. Eks ole, et analüüs tegelikult, analüüsi selle tõttu tegelikult on täiesti võimalik läbi nende parameetri ja läbi parameetrilise mudeldamise üldse defineerida. Siin on ilmselt... Isegi kui ei kasutata neid sõnu. Mul on sellest varasemast nagu perioodis, nüüd ma tegelikult sellel sügisel nagu puurisin oma mõtte sellest teemasse. Siin on ilmselt just see, nüüd siin on nagu hoopis muu kihistis veel, et võib-olla see traditsiooniline polegi hea sõna, ta ikkagi seesama analüüsi ja kompositsiooni omavaheline vahekord. Et antud juhul tema analüüs ikkagi lähtub olemasolevast muusikalisest objektist. Või sellest olemasolevast mingisugusest konkreetsest või sellest substantsist, mis on tegelikult juba, mida hakatakse üldse analüüsima. Nüüd kompositsiooniprotsess ongi nagu vastupidine, meil tegelikult ju seda objekti ei ole. Et see ongi nagu hästi loomulik olukord. Kompositsiooniprotsessis ongi loomulik olukord see, ja nüüd ongi see, et me erinevatel ajasutel on olnud erinevalt, tähendab, helilooja on läinud nagu kirjutama meloodiat. Et nüüd ma väidangi, ühesõnaga tal on nagu teada see või ta on läinud kirjutama sonaati, et sonaat on niisugune. Ütleme tohutute erisustega, aga sonaat on selline. Et selles mõttes see on nagu see traditsiooniline mingi struktuuri või mingisugune reegli keskne mudel. Reeglite komplekt on olemas, aga nüüd on nagu teine, mida mina praegu näiteks rakendasin selles troopus de profundises, on ühesõnaga see, et ma ju ei teadnud üldse, kuhu tuleb meloodia ja kuhu tuleb mingi muu asi, kuhu tuleb näiteks akord hoopis. See oli mulle ka nagu protsessi sees, tuli nagu alles, see ühesõnaga oraakel andis mulle korraldusi ja nii-öelda ma lihtsalt täitsin neid ülesandeid ja ühesõnaga defineerisin lõpuks selle nagu teatud tüüpi objektina. Et see on muidugi nüüd hästi radikaalne. Ma ütlen, et see on nüüd nagu selle nagu parameetrite mudeli üks radikaalsemaid rakendusi selles mõttes, aga siin võib olla muidugi nüüd tohutult vaheastme. Aga ma ei teagi, kuidas seda peaks nagu mõistma üldse, et ega ju analüütik tegelikult, kui ta vaatab partituri peale, ta ju ka teab, et see on meloodia, aga tema ei defineeri ju seda objekti mitte tagantjärele. No vot, siin ongi nagu selles mõttes ka väiksed raskused ja mulle tundub ka, et päris lõpuni ei ole see veel päris selge. Tähendab, ühelt poolt ma täiesti nõustun sellega tõesti, et analüütiku jaoks üldreeglina see asi, mille kallale ta läheb, on ikkagi juba mingisugune tervik. Ja ütleme, et vähemalt see objektina ta nagu ei muutu. Tähendab, võivad muutuda interpretatsioonid ajas, kuidas seda objekti mõistetakse ja kuidas sellest aru saadakse ja mida seal rõhutatakse ja mida mitte. Aga iseenesest, kui mingisugune andmehulk, toorandmehulk, ta on ikkagi võib öelda. Ja see ütleme nii, et selle objekti nagu klass ei muutu. Et ütleme niimoodi, et nagu antud juhul ütleme kõige lihtsam näide, kas selle koha peal, kas seda ütleme ajalisruumilist rakku täidab nüüd paus või noot. Mul ei olnud isegi see mitte teada. Et ütleme, analüütikul ei ole ju sellist probleemi, ta ju näeb, noot on paberil järelikult, seda täidab noot, tal see objekt ei vaheta nagu seda põhimõttelist klassi. Jah, sellist asja nüüd analüütiku jaoks tõesti nagu ei juhtu. Teisest küljest oleneb muidugi, et mis laadi nagu analüüsi rakendada, et kui tähendab analüüsi eesmärgiks on nagu ütleme puhtalt võib-olla kirjeldada, siis tõesti võib see ka olla niimoodi, aga siin on nagu sellised minu meelest probleemkohad ka. Tähendab, on olemas ka sellist laadi analüüs ja see nüüd läheneb natukene komponeerimisel ja mida on teinekord rakendatud ka nii-öelda sellise traditsioonilisema muusika osas on see, et komponeeritakse asi ümber. See tähendab, et sageli selleks, et mõista mingisugust lõiku mingis muusikateoses, siis näiteks on võimalik seda teataval viisil ümber komponeerida, see tähendab, et sisuliselt just nimelt muuta
mingite parameetrite väärtusi selleks, et aru saada, miks helilooja võib-olla on valinud just nimelt need selleks. Aga kas see võib minna nii radikaalseks, et näiteks defineeritakse üks objekt ümber teiseks? No jah, mõtleme, mida... No, see sõltub kontekstist just, et mis see objekt siis on. Et ma arvan, et mõningal juhul ta võib minna ja eriti mida lähemale me nii-öelda tänapäevale liigume. No jah, me näiteks defineerime meloodia ümber mingisuguseks väljaks, näiteks mingis mikropolüfooniaks, ja ütleme, ta muutub hoopis teiseks. Jah, ta hakkab, et toimub selline teatavat laadisena radikaalne. No aga ta on ikkagi siis kompositsiooniprotsess juba. Ütleme niimoodi, et me võime küll öelda, et tema eesmärk on nagu analüüs, ühesõnaga saada teada rohkem, aga tegelikult on ikkagi antud juhul juba, seda võib ka rahulikult võtta ka kompositsiooniprotsessi. Nii et jah, seal on muidugi selles mõttes võib-olla natukene ähmased piirid. Sellepärast, et natukene traditsioonilisemalt võttes selles mõttes ka Schenkeri analüüs on teatavas mõttes kompositsioon, sest ühelt poolt justkui miski on, mis nüüd jääb seal võib-olla tõesti mõneti muutumatuks, on see helikõrguslik süsteem, aga isegi see päris mitte lõpuni, sellepärast, et seal toimub, eks ole, registriline ümberasetus näiteks, mida sa teed sellises analüüsis. Just selleks, et teatavad lineaarseid seoseid nagu paremini näidata ja väga tugev on ikkagi kogu see, ja ütleme, et tegelikult sellise kontrapunktilise konteksti loomine, see toimub suuresti komponeerides, kuna puhtloogiliselt võetuna on võimalik mitu erinevat, võrdselt võib-olla, suhteliselt võrdselt nagu usutavat tõlgendust. Et seal ei ole lõpuni päris sellist ühte ainsat, mis nagu näiks, tähendab, see on nüüd maitse küsimus, tähendab kindlasti konkreetse analüütiku jaoks üks või teine variant töötab paremini, aga või ka võib-olla seal interpreti jaoks. Aga ei saa seda väita päris absoluutselt. Aga võib-olla see ei olegi, ma hakkan nüüd praegu mõtlema, äkki see ei olegi nagu valdkondlik see jaotus, et tegelikult see, nagu sa praegu ütled, see on ju tegelikult sisuliselt kompositsiooniprotsess, mis on nagu integreeritud sellesse, ütleme, analüüsiprotsessi sisse. Nii samuti tegelikult meil on ju kogu aeg analüüsiprotsess sisse integreeritud kompositsiooniprotsessi. Kogu aeg see nii-öelda just see hetk, kui jällegi automaat on meile midagi tootnud, me peame midagi otsustama sellel hetkel ja toimub tegelikult analüüs. Ei saa teha otsust enne, kui me ei ole suutelised seda resultaati ühel või teisel moel analüüsima. Et nad on tihedalt, jah, absoluutselt tihedalt, nagu kaks ketilüli on nad seotud. Jah, kuskilt maalt, aga selge see on, jah, et kompositsioonis see asi nagu pidevalt jah, et ta võib nagu... Ma küsin, Kerri, et kas sul on tulnud ette, ma mõtlen, nüüd me kutsume siin BNP-legi neid teoreetikuid, kas sellest problemaatikast on nagu keegi kuskil midagi rääkinud, ühesõnaga, kes selle asjaga nagu põhitööle nii tegelevad? Kas keegi on millestki analoogsest, nagu me siin praegu arutame, tuleb sul ette midagi? Tähendab, ma ei oska konkreetseid nimesid praegu võib-olla niimoodi nimetada, aga ma usun, et iseenesest ega tundub, et see selline väga levinud asi ei ole, sest sellisest asjast kirjutada see eeldab nagu mingis mõttes sellist nagu topeltkompetentsi. Sa pead nagu olema analüüsis kodus ja mingis mõttes kompositsioonis, et nagu seda asja üldse sellisena nagu hõlmata. Ma mõtlen just sama problemaatika, meil on väga selge ettemääratud objekti puhul, ettemääratud seisundi, ettemääratud protsessi puhul, mida analüütika hakkab nüüd lahti võtma ja analüüsimaks. Aga just nimelt see ettemääramatu objekti olukord, mis tegelikult, mille ees on ju komponist kogu aeg, see ongi komponisti põhiline probleem, kuidas sellest ettemääramatu olukorrast nüüd mingisugunegi määratlus nagu tekitada.
Et just seda problemaatikat, see mind praegu huvitab, sest minu meelest on nagu antud hetkel, nagu ma ütlesin paar nädalat tagasi, et mulle tundub, et see on nagu mingis mõttes nagu tuum kontseptsioon või tuummõiste. See ette määramata objekt, protsess ja mis tahes, aga see, millega me tegelikult, mida me tegelikult loomas oleme. Jah, ja siis küsimus, et just sinu doktoritööga seotud, et kuidas seda sama asja nüüd mudeldada. Sest on väga lihtne ette kujutada mudelit kui mingisuguse olemasoleva objekti nagu lihtsustatud, aga samas sellega loogiliselt tihedas seoses olevat nagu mingisugust, eks ole, nähtust. Aga mis võiks olla mudel sellele või et mis on mudel nii-öelda sellele, mille puhul me tegelikult, ta ei saa olla objekti mudel, sellepärast et objekt võib saada või võib olla ühe või teissugune lõpuks, kui seda asja on rakendatud. Ja mulle ikkagi tänast seda ettekannet kuulates aina rohkem tundub, et see mudel ikka mingis mõttes ilmselt või vähemalt teatud osades vist ikkagi peab olema generatiivne. Ma ei mõtle nüüd Leerdali ja Tšekendorfi, ma ei mõtle sellist väga klassikalist generatiivset mudelit, kus mul on selgelt mingisugune entiteet, kuigi ka see mingis mõttes on oluline, eks ole, see rakku mõiste ka, mis ta varem tõi, millest siis nii-öelda ja neid nüüd kombineerides hakatakse midagi genereerima, eks ole, ehitatud üles mingi teatav buum, eks ole. Teema ongi nüüd sellest, kuidas suhtuda sellesse reeglite komplekti, mis ütleme antud juhul valmisteose puhul on tegelikult see sama reeglite komplekt, mida analüütik püüab nüüd otsida. Ja tegelikult ega ka komponistil on see sama teema, et ma ka ju määratlen, ma tühjast ei loo, mul on ikkagi mingisugune, kas või selle loo puhul, olgugi, et ma ütleks niimoodi, et kui ma kuulan nüüd niimoodi täiesti objektiivselt seda lugu, siis ega ma ei oska öelda, kas see nüüd oli see lugu, mida ma nüüd eelmise aasta kuskil veebruaris ette kujutasin. Seda ma ei oska kommenteerida, et kindlasti see on hoopis teistsugune lugu tegelikult, see resultaat on hoopis ikkagi midagi muud veel. Aga ütleme niimoodi, et jah, seal on need elemendid olemas, et ikkagi see mingisugune väga nii-öelda üldisel tasemel see reeglite komplekt ikkagi siin on tegelikult realiseerunud. Just see pulsatsiooni küsimus, just need mingisugused, seda võib ka interpretatsiooniga nüüd natukene võimendada, natuke maha võtta, see võib ka muutuda, aga kas nüüd ütleme sellise analüütilise, rangelt analüütilise, traditsioonilise, hierarhilise, generatiivse mudeli ja ütleme sinu mudeli põhiline vahe ei olegi see, et sinu mudelile igal hetkel võib nii-öelda kuskilt külje pealt sõita sisse mingisugune, ütleme mingi mõjur või impulss või agent või ükskõik kuidas seda siis. Ta ei ole nagu algoritmiline. Ütleme niimoodi, et võib-olla siin sama uurimus, mis oli nendest, see oli see, kus ma võtsin neid natuke selle üks makedoonlane ja kaks makedoonlast üheti. See on see parameetriline modelleerimine nagu sellise eesrindliku arhitektuuri jaoks. Ja siin on nagu päris mitu klassi, et siin on näiteks selline, ta toob nagu, siin on esiteks see, et nad on jaotanud kontseptuaalne ja siis on ka konstruktiivne parameetrine disain. Ja see kontseptuaalne ongi siis nagu selline, kus ongi nagu pandud paika siis need parameetrite väärtuste komplektid, aga ei ole pandud paika seda vormi. Ja nüüd teisel juhul on, ütleme, see konstruktiivsel juhul, seal on lihtsalt see praktiline pool, et ütleme, tehased toodavad teatud tüüpi elemente. Et järelikult tuleb paika panna, mis on need elemendid ja saad ikkagi kombineerida ainult nendest. Mille puhul lähebki nagu natuke segane seis, et kas ta nüüd on nagu traditsiooniline arhitektuur või kus see parameetriline tegelikult siis on. Aga nii nad seda on nimetanud. Mis see klassikaline generatiivne mudel, ütleme muusika puhul, mida see nagu endast üldse kujutab? Mis see Leerdali, ma ei ole sellest täpselt kodus? See on selles mõttes väga,
ütleme, selles mõttes väga loogiline, et ta samamoodi ju, eks ole, määrab kõigepealt ära, et mis on see ehituskivi. Nad hakkavad seda muidugi tonaalsele muusikale üles ehitama, aga neil on olemas ka täiesti variant sellise posttonaalse muusika jaoks. Aga iseenesest see tähendab siis seda, et kõigepealt määratletakse ära mingisugune nagu põhielement, eks ole. Nüüd kui, seesama rakk, eks ole. Mis seda põhielement iseloomustab? See rakk võibki olla, ütleme näiteks kõige lihtsam, see rakk võibki olla näiteks motiiv. Okay. Mis on tegelikult juba ka võib-olla selline paljudest asjadest koosnev asi, see on nähtus, aga ütleme, et tinglikult võtame seda sellise ehituskivina. Nii, ja kui me paneme ühe motiivi kõrvale nagu teise motiivi, siis mida see generatiivne teooria nüüd nagu paneb paika võib-olla on see, et alati küsib selle küsimuse, et mis millele nüüd allub, mis millelt on nagu tuletatud. Nii et ühesõnaga, kui me nagu ajas kuuleme rida neid selliseid nii-öelda rakke või nende nii-öelda baaselemente ja nende erinevaid modifikatsioone, siis põhiküsimus, mida see generatiivne teooria nagu sisuliselt on, mida nagu paneb paika, et kuidas nad niisuguse hierarhilise struktuuri nad omavahel moodustavad ja nendest on võimalik siis üles ehitada sellised nagu puud. Neil on seal teatav oma leppemärkide süsteem, mis näitab, kuidas need baaselemendid on nagu üksteisega seotud ja ütleme, et kui nüüd bios on juba täiesti valmis, siis selliste generatiivsete nagu puude iseenesest joonistamine ei ole ju. Seal on teatavad võib-olla ka sellised formaalsed kriteeriumid, mis määravad ära, mis paneb ühe raku teisele alluma või eks ole, küsimus alati, mis on tuum ja mis nüüd tiirleb ümber selle tuuma, eks ole. Et kui need on nagu enam-vähem paigas, erinevad laadi muusikas, muidugi need formaalsed printsiibid võivad olema erinevad ja põhiliselt nad ongi selgitanud, et missugused on need printsiibid või formaalsed kriteeriumid pigem tonaalses muusikas ja missugused on nad siis, kui tonaalsust enam ei ole, sest siis hakkavad mängima hoopis teised aspektid. Ja nii on võimalik siis sisuliselt viia kogu see asi välja nii-öelda ühendades kõik need rakud nii-öelda mingisuguse ühe tüveni, sealt tulebki see generatiivne. Et see kõik lõpuks jõuab kokku ühte punkti, mis nagu mingis mõttes genereeribki teos. Need on justkui nagu, ma ei tea, kas ta on tagurpidi, aga niimoodi formaalselt justkui nagu tagurpidi kompositsioon. Ta on nagu selle algoritmi paljastamine. Ta on algoritmi paljastamine, jah, et sa lõpuks jõuad selle põhituumani, et sealt võib nii-öelda olles samas siis nagu kõik vahepealsed tasandid ka nagu ära fikseerinud, et missugused operatsioonid seal nagu toimuvad. Aga kui nüüd, ütleme, kui nüüd taolist generatiivset mudelit, aga muidugi selle mudeli, seal on mitu nagu sellist, kuidas öelda, ma ei ütle, et eelarvamust, aga teatud sellist, ta implitsiitselt sisaldab teatud momente, mis võib-olla ei pruugi kehtida igasuguse muusika puhul. Esiteks, esimene selline väga tugev implikatsioon on see, et muusika põhiolemuselt on hierarhiline. See tähendab, et ta kirjutab põhimõtteliselt selle mudeliga, see mudel iseenesest alati ütleb seda, et mingisugune üks sündmus peab alluma teisele. Tähendab, see alluvussuhe peab seal olema, see on absoluutne. See nagu peab olema. Tonaalses muusikas see üldjuhul niimoodi ongi. Jah. Aga ütleme, mingil muul printsiibil atonaalses muusikas see enam ei pruugi niimoodi olla. Ja siis on küsimus, et mida see mudel tegelikult siis kirjeldab. Siis ta kirjeldab lihtsalt atonaalse muusika hierarhilise kuulamise nagu võimalust, et kui sa tahad mingil põhjusel, eks ole, mingisugust... Aga ta ei ole ka mitte kindel, eks ole, ma saan aru, et nad ikkagi uurivad siis seda taju seisukohalt või vastuvõtte seisukohalt. Ei, nad selles mõttes, tähendab, taju on seal mingis mõttes tähtis, aga ei nad tajuvatseid ei tee, küsimus ikkagi, nad proovivad ikkagi spekulatiivselt või niimoodi formaalselt kirjeldada. Näiteks atonaalses või ütleme sellises mittetonaalses teoses sageli hakkab mängima rolli näiteks selline asi nagu register, mis tonaalses muusikas on mõneti sekundaarne, kuna harmoonilised, laadilised suhted panevad kõik niikuinii paika, tähendab. Tonaalses muusikas pole tähtis, kas toonik on 3. kõlab 5. oktavis
suures oktavis. Ta on ikka toonika kolmkõla, tal on ikka selle tõttu teatav strukturaalne tähendus, eks ole, sõltuvalt pigem sellest, mis tal eelnev ja järgneb, kuivõrd see registr. Atonaalses muusikas vastupidi, see võib olla väga, väga oluline. Tähendab, see on juba midagi muud kui toonika kolmkõla. Seal on üldiselt probleem selles, et aga see register ja mingi dünaamika võib kas või mingi assotsiatiivsel tasandil hakata looma mingisuguseid seoseid, mis nagu tonaalses muusikas ei teki, mis tähendab, et ta hakkab mingisuguse korrastajana nagu toimima. No seal võib olla see probleem, et nad ei selgita välja, mis on nii-öelda aktiivne, mis on passiivne parameeter üldse. Et võib-olla see tuleb nagu sellest, siis neil ei ole see oluline, nad tegelevad ainult helikõrgusega ja arvavad automaatselt, et helikõrgus on alati oluline. Aga see ei pruugi ka klassikas nii-öelda alati oluline olla. Ei, muidugi, jah. Ei, ma arvan, et see, millest nad põhiliselt räägivad, ongi see, et nad nii-öelda selle harmoonilise püsiva, ebapüsiva printsiibi, mis on kõige fundamentaalsem tonaalses muusikas, asendavad posttonaalses selle väljapaistev, mitte väljapaistev, salient printsiip, kuidas nad seda nimetavad, salience, väljapaistvus, ühesõnaga see, mis on, kusjuures väljapaistvus muidugi võib avalduda mitte ainult registriliselt, vaid ka dünaamiliselt seal. Ja mis tahes parameetri kaudu, aga nad lihtsalt selle nagu fundamentaalprintsiibi, et mis nüüd selle struktuuri genereerib, et see ei ole enam ebapüsiv, sellepärast, et posttonaalses on väga raske teinekord öelda, mis on selles mõttes, eriti helikõrguslikus mõttes võib-olla püsiv või ebapüsiv, kõik võib olla nii üht kui teist või mitte ühtegi, eks ole, mingis mõttes. Aga see on just nagu selline välja, toovad nagu siis mingisuguse nagu teise aluse. Aga ja selles mõttes mudelina ta on jah, et seal on nagu see hierarhiline printsiip. Ja muidugi teiseks, mida selline hierarhiline printsiip ilmselt ka natukene ette kirjutab, on ikkagi, ta kirjutab ette teatava sellise narratiivsuse ja lineaarsuse. See tähendab, et see põhimõtteliselt kogu see asi on ikka punktist A punkti B, et ta võib olla mingi keerukas lineaarsus selles mõttes, aga ta ei ole nagu mittelineaarne süsteem, kus et ikkagi ta eeldab, et see, mida ma kuulan, on mingis mõttes loogiline tervik, kusjuures mitte ainult loogiline tervik üldises mõttes, vaid ka loogiline tervik oma ajalises kulgemises. Et iga järgnev sündmus on mingis mõttes interpreteeritav eelmiste sündmuste, eelmist kõlanud sündmuste valguses. No ilmselt see ongi nende eesmärk, nad on juba eelpostuleerinud selle, et mingi tonaalse muusika teos peab olema narratiivne, seal on mingid alluvussuhted, seal on mingid hierarhiad ja järelikult nad seda otsivad taga ja nad nagu mingis mõttes lükkavad kõrvale selle, kui seda näiteks ei ole ühtäkki. Sest ka klassikalises muusikas võib leida selliseid olukordi, kus mitte terve teose lõikes, aga seal on mingid lõike, mis ühtäkki ei allu tegelikult nendele reeglitele. Või ma isegi ei ütleks niimoodi, sellepärast, et ma arvan, kes otsib, see leiab. Aga küsimus on pigem selles, et tegelikult loomulikult on võimalik vaadelda asja ka täiesti nii, et ta mitte sellise narratiivsena ja nii. Aga võt ma siin nagu mõtlengi, et mitte nüüd tuua siin analoogi selle Leerdal ja Tšekendorfiga, aga generatiivne võib-olla selles mõttes, et komponistil on ju ikkagi ka alguses mingisugune, võib-olla üldidee, nagu sa konkreetselt selle teose puhul tõid, ja siis ütleme, et kas siin ei ole see sama, mis on nüüd siin arhitektuuri selles artiklis ütlesid, et parameetrilisest arhitektuurist, et kas siin ei olegi nüüd need sama kaks elementi, et see sinu nii-öelda idee teosest, see on nüüd see mingisugune kontseptuaalne raamistik ja sealt tulenevad just nüüd nii-öelda need kontseptuaalsed mingid võib-olla parameetrid selle teose kohta, mis nad siis iganes ka ei oleks. Ja nüüd järgmine moment, millest sa hakkad võib-olla mõtlema, on tõesti see rakk, eks ole, mis on nüüd see, millele ma hakkan
nagu elu sisse puuma selles mõttes, et kui mul tõesti on parameetrite komplekt teada, siis see komplekt mõjutab juba, milline see rakk tegelikult hakkab olema, mis tüüpi ta üldse hakkab olema. Aga et põhimõtteliselt me võiksime nagu kahest poolusest mõelda, ühelt poolt sellest kontseptuaalsest, eks ole, mis see bios üldse võiks sellisena olla ja teiseks, mis on siis see nii-öelda see telliskivi, millest ma teda nagu ehitama hakkan ja selge, et kogu see ülejäänud asi jääb sinna nagu vahele. Ja võiks nagu mõelda just nimelt, et kui nüüd edasi minna selle kuna nagu töö eesmärgiks on ikkagi selline muusikaliste parameetrite mudel, et võib-olla siis selle mudeli kirjeldus võiks alata sellisest kahest poolusest ja kirjeldada seda, kuidas sellised asjad nagu kokku saavad, sest ütleme praeguse ettekandes, sa jõudsid selle muusikaliste parameetrite mudelini, see sai ka nagu enam-vähem ära defineeritud või mingis mõttes nagu kirjeldatud. See ei ole veel see oli lihtsalt eesmärk, mis ta võiks... Ja siis sa nagu kirjeldasid juba seda, mida sa konkreetselt nüüd selle biose puhul tegid. Aga mis nagu sellest tööst on võib-olla siin puud, ongi nüüd see mingisugune selline formaalne kirjeldus siin vahepeal. Et sest see mudel, kuna ta ei ole mingisuguse konkreetse objekti kirjeldav mudel, ta on pigem selles mõttes genereeriv mudel, selles mõttes genereeriv, et lõpuks ta genereerib ju mingi biose, eks ole. Ta genereerib tegelikult konkreetse sisu sellele ühikule. Ja selle kaudu tegelikult, ma saan aru, kui näiteks selles parameetride arhitektuuris täpselt seal antakse ka, tal ei ole, sellel ühikul ei ole ette teada, kas ta on osa aknast, uksest, talast või mis tahes. Just, jah. Et siin ka ütleme, me ei tea seda, kas meil on tegu pausiga, üldse noodiga, kas ta on mingi meloodiline või on ta mingisugune akordiline üldse või on ta veel mingisugune objekti tüüp. Ühesõnaga ta annab nagu selle konkreetse realisatsiooni sellele ühikule. Ja ühikute juba kompleksile. Ja võib-olla seda äkki tulekski formaalselt kirjeldada. Päris hästi kujutetada, aga kuidas? Et näidata, kuidas see mudel nagu töötab. Et see on nagu see, millest ma tegelikult nagu algusest peale olen kõige rohkem tundnud puudust ja selle tõttu, et selles töös on see mõiste mudel. Siis ma tahaks nagu teada, kuidas ta töötab, siis ma saaks ka mingis mõttes aru, et mis see mudel on, et ta ei ole mitte lihtsalt nende võimaluste kirjeldus, sest ma ei tea, kas lihtsalt parameetrite mudel ei saa olla nimekiri ainult vist. Võib-olla saab ka, aga ta on igal juhul nimekiri, vaat siin ongi aktiivse, passiivse parameetrit, ühesõnaga siin me jõuame jälle sinna päris alguse tagasi. Ta on nimekiri ka, aga ma arvan, et palju väärtuslikum on näidata seda, kuidas see töötab, kuidas see genereerib, kuidas see täidab selle raku, selle sisuga. No vaata, siin tuleb see sama, millest me kunagi päris alguses rääkisime, mis see sama fookusparameeter või antud juhul ütleme selle loo puhul võib öelda, et kui nüüd hakata otsima päris, mis see fookusparameeter oli, tegelikult võib öelda, see oli nagu kestus. Mäng kestus või mäng ütleme pigem nagu vältustega, sest see on tegelikult üks ajaühik, mis on jaotatud järjest väiksemateks, sellega on saadud tegelikult see ajaline algrakukene ja edasi, eks ole. Aga just, et see ongi nagu need muud parameetrid mingis mõttes on nagu tagaplaanil võrreldes selle esimesega. Ja ma isegi nagu oli see kompositsiooniprotsess oli natukene, et ma isegi helikõrgus hoidsin nagu võimalikult tagaplaanil kuni viimase hetkeni. Kuni oli vaja lihtsalt määratleda, et nüüd mängijatele tuleb teatud nood kätte anda, et ta ei saa päris umbes teha asju. Et siin on ikkagi see, et ma arvan, et ta on parameetrite täisnimekiri ja nüüd on teatud, ühesõnaga meil on mingisugune selline eelvisioon. See visioon aktiveerib, see jumalik ilmutus, aktiveerib nüüd teatud need parameetrid, muudab need aktiivseks ja tõstab ühe parameetri võib-olla ühel hetkel või ühe komplekti tegelikult fookusesse. Ja aga seda saab formaliseerida teatava pendeldamisena nagu kahe. Et selle peaks niimoodi kirja panema. Selliseid muusikaanalüüsis vist vähem, aga kas
mitte psühholoogias, igasugustes tajuga seotud teadustes ei ole selliseid mudeleid tehtud, kus just nimelt see teadlik ja mitteteadlik on mingis mõttes pidevalt mingis vastastikustes nagu suhetes. Aga kuidas, ma ei saa sellest formaliseerimisest päris lõpuni aru, kuidas sa mõtled, ma saan aru, formaliseerida on võimalik näiteks see, et jah, ühe parameetri aktiveerumine tõmbab kaasa terve rida teisi. Ja kui ma näiteks ehitan üles kogu loo sellele, et mul on nagu pinge kahanemine ja ütleme, kasvamine ja kahanemine, siis ma tõmban sellega kaasa terve rida parameetrid. Ühesõnaga ma tegelikult aktiveerin juba ära näiteks dünaamika, ma aktiveerin juba ära artikulatsiooni ja nii edasi, mida see pinge kõik kaasa tõmbab. Et see on nagu formaliseeritav, aga kuidas formaliseerida nüüd asja, et mul on mingisugune ilmutuslik visioon ja see aktiveerib minus teatud parameetrid. Ma saan aru, et Gary räägib sellest, et mudel kui vahend, kui sisuliselt masin tegelikult toodab midagi. Kuidas ta seda toodab? Kuidas ta toodab on ju suhteliselt lihtne, selles mõttes, vaata, kui ütleme nii, et praegu me räägime erinevatest hetkedest, ühesõnaga mina räägin praegu sellest hetkest, kui teatud parameetrid aktiveeruvad, tegelikult see on nagu otsustamise faas. Sest kui nüüd nad on juba aktiveerunud, siis ma lähen, siis mul näiteks väärtusi võib toota juba juhuslik arvude generaator, väärtusi võib mulle toota mingisugune olemasolev seeria näiteks. Aga kus see mudeli roll siin on nüüd selles? Mudel kui vahend, mis on ühest kohast teise jõudmiseks. Kus, milline see tema roll siis on? Kui ta on lihtsalt nimekiri, Gary räägib sellest, kui ta on lihtsalt nimekiri, siis ta võib-olla ei ole nagu mudeli nime. Ta on nagu passiivne, vaata, see roll on nagu sellel hetkel, kui teatud parameetrid aktiveeruvad. Siis tal tekib tegelikult see, aga nüüd ongi küsimus see, Nii, tähendab, siis hakkab see mudel nagu tööle. Hakkab tööle, jah. Ja seda ta tahabki, et sa kirjeldaks. No ja, aga mismoodi ma seda kirjeldan? See on ikkagi, ma ütleks, intuitiivne. Et siin on nüüd see link viia kokku, et ma tahan saada sellist kõla. Ja nüüd mul aktiveeruvad need parameetrid. Ma arvan, et kellelgi teisel samasuguse jutu peale aktiveeruvad hoopis muud parameetrid. Aga põhimõtteliselt parameetrid aktiveeruvad ja kas seda ei oleks võimalik nüüd abstraheerida? Seda ma mõtlen. See, et nad aktiveeruvad, aga kas nad aktiveeruvad, võib-olla kellelgi teisel aktiveeruvad hoopis teised parameetrid. Ütleme nii, et isegi kui ta kirjeldab umbes samasugust ilmutuslikku, ütleme, sellist seisundit või ideed. Jah, et kas seal on nagu teatav loogika sellest, kuna iga erinevat sorti mõtlemine alati genereerib ka teatava loogika, kuidas miski pigem vallandub või pigem ei vallandu. Nii kirjutades muusikat. Ma ei riskiks seda niimoodi öelda, ma ei tea seda. Ma ei oska öelda, kas siin ma küsingi, et nüüd on nagu psühholoogid võiks teha tõesti empiirilisi katseid, aga kui Gerhard oma katsete seeria lõpule viiks, siis saaks nagu midagi teada, et kui ma tõesti näiteks oletame nii, et ma võtan teadliku asja, ma võtan fookusparameetriks pinge. Ja siis ma tean juba, mul on näiteks võtan selle kataloogi, mille on Gerhard koostanud, selleks, et pinget tekitada, mul on vaja teha seda. Siis üks formalisatsiooni momente on see, et sa kirjutad üles, et sa pead otsustama, mille sa võtad fookusparameetriks. See ongi juba üks formaalne kirjeldus. Näiteks. No just, et jah, ma mõtlen, et üks võimalus on ka lihtsalt, kuidas öelda, kaardistada mõned võimalikud teed läbi selle. Ja, et mis küsimustele sa vastad selle üle. Et kuidas... Seda ma räägin, et tegelikult kuskilt maalt oli see nagu oraakel, kes mulle neid küsimusi ütles. Ei, las ta olla oraakel, tähendab, oraakel võib olla ka mudeli osa, teatav sisend, eks ole, see on oraakli sisend mudelisse, aga ja siis on sinu sisendid, eks ole, et seda on paberi peal võimalik ju näidata, võimalikud. See on natuke selline, et kuidas kirjutada jumalikku ilmutust. Ei, seda ei tea, see on lihtsalt sinu skeemis mingi noolekene ja selles mõttes, mis selle noole sisu on, las see jumalik ilmutus jääb sinna jumalikkuse sfääri, aga lihtsalt just nimelt pinnaliselt. Just nimelt, et sinu input, oraakli input, mis edasi, ühesõnaga seda saab kirjeldada. Seda algoritmi kui niisugust saab kirjeldada. Just. Ütleme niimoodi, et seda inputide, kus see input tuleb, seda ma täpselt ei tea, aga see, et ta on olemas, seda ma võin öelda.
jah, et noh, nii nagu matemaatikas, eks ole, mittelineaarsed süsteemid, ega seal tuleb ka jumal teab, kus jumal teab, mis asi ja hakkab toimetama, eks ole, järsku ja meil ei ole sellist ühest suhet, aga vot, kui sellised mingid teekonnad oleksid nagu kaardistatud, siis ma nagu neelaksin selle mudeli seal sinu doktoritöö nimes nagu paremini alla. Praegu mudel see tekitab ootusi. Ja see, mis me nagu siiamaani, kõik on nagu selles mõttes loogiline või arusaadav või juba on sisse elanud sellesse ka, aga just, et kuidas see jah, nagu toimib. Ja mitte just nimelt sisuliselt, vaid just nimelt algoritmiliselt või sellise teatava skeemina. Sa pead muidu tormama. Aga ma kardan, jah. Nii, ma tänan kuulajaid. Ma pakin siin asjad kokku. Multiplitseeri siis seda plaksutamist nii, et oleks pärast tee seal 16 real siukene.